tere! Ja teeme siis noorkuu lugemise ja vaatame, mis kaardid tahavad rääkida. Ja kaardid näitavad noorkuu kohta. Tegelikult tuleb ka noorkuu kaart välja. Kevade noorkuu kaart. Ja ta tuleb välja ajalise mõõtmega. Et 1-3 kuud. On näha, et siin on kaalumine, tasakaalu leidmine, balansseerimine, loomine. Siin on transformatsioon ja uue loomine. Ja siin on uue loomine selles mõttes, et kas energeetiliselt või siis struktuurselt, maiselt. Ollakse hästi suures sisekaemuses. Ollakse kahe vahel. Tehakse inventuuri sees. Kahe tee vahel, ma ütleks isegi. Mitte inimeste, vaid kahe tee vahel. Üks on selline, kus on energeetiline külluse tunne. Teine on asjade külluse tunne. Siin on suur edasiminek puudusteadvusest küllusteadvusesse. Isegi neil, kellel on pealtnäha rikkus. Ka nemad kasvavad, ka neil on valikud. Hästi suur transformatsioon isegi rikastel inimestel seest välja. Ehk ka neil, kes on rikkad, aga puudusteadlikud, ka neil on väga suur sisekaemuste aeg. Et vanaviisi nagu enam ei saa.
võiks isegi öelda, et generatsioonide kollektiivis on generatsioonide vaheline mingi breakthrough, transformatsioon selles. Näiteks inimene võib olla rikas, aga ta seest võib olla väga tühi, nagu tühi kest või rahulolematu. Näiteks mina olen palju õnnelikum kui näiteks USA president, kellel on väga palju. Et mu point on see, et ma näen siin kahte moodi keisrit. Kumb keiser oled sina? Oled sa mees või naine? Kumb keiser oled sina? Kas see, kes loob struktuuri praegu keset muutusi? Või see, kes on julge rebel ja actually paiksuse asemel loob energeetilist küllust, väärtust seest välja? Et ta mõistab, et ükskõik kus ma ka ei ole, minu sees on küllus, minu sees on rikkus, minu sees on täituvus, minu sees on rõõm, heaolu, elutäius. Kahte moodi teid on siin sinu enda sees. Oled sa rikas, oled sa keskklassi inimene või oled sa puuduses? Mingid valikud saavad olema. Ja kui sa neid valikuid teed, mida sa valid, see muudab su ülejäänud tee suunad. Universum on sinuga. See muudab su suhteid ka, kuidas see sinu praegused valikud, suuremõõtmelised valikud, muudab seda sinu suhete baasi, millised sinu suhted saad olema. Praegu on väga suur muutuste periood ja siin ütlebki transformatsioon selles vallas, kahe keisri vahel. Väga määravaks saab 4 ja 7 number. Ma näen siin tegelikult, mis ma praegu räägin, mul tuleb taipamine ka selles osas, et on noor kuu kaksikutes. Sõnn, kaksikud, vähk, lõvi. Seda ma siin ka näen. Ka kaardid tegelikult näitavad seda, et suund on justkui nagu tasakaalustada endas keiser ja keisrinna, teha teatud suuremad valikud, mis tekitavad sinus selles muutuste keerises kindlust, on see siis energeetiline küllus või on see siis lihtsalt maine. See määrab ära sinu päris pikk, mis ma näen, siin tuleb ka numbrikombinatsioon 1777 ehk inglid ja universum on sinuga toetamas, mis iganes sa valid, mis iganes on sinu, aga vali seda seest välja, sest see saab olema väga pikamõõtmeline või pikaajaline valik, mingi 7 aasta või mingi selline pöördepunkt ja sina ise otsustad. Siin näitab, et oled pööranud selja mingi mõõkade 10, astunud karikate 8 ja sauade 7. Sa oled nii-öelda oma konkurentidest või vastastest või nii-öelda kõrgemal asuv, seega see on jaudis, kaitsed oma piire, oled astunud oma väesse, oma sellesse ja see tähendab sinu sära märgatakse, eks ju, ja märgatakse, et sa oled kaitstud, see on kaitsekaart. Ja kui universumi poolt oled sa siiski kaitstud
ja sa lood päris võimast, ma näen siin ikkagi, et siin on 50-50, kuidas sina valid. Kas sa valid hästi maise, hästi energeetilise või selle, kus on need omavahel nagu täiskomplekt tasakaalus ehk keiser ja keisrinna. Mis see kaksikud, vähk, lõvi, see on edasiminek tasakaalupunktis, see on edasiminek, kus sul on nais ja mees energiat tasakaalus praegu muutuste keerises. Kas see on kerge? Ma ei ütleks, sellepärast et paljudel võib-olla on mingi kindel vaatenurk olnud mingitele asjadele ja see nagu murdub natukene või transformeerub lihtsalt sellepärast, et nii suured muutused on. Ja sellepärast, et tuntakse, et noh, kas see ongi see või. Vot, ma tahangi öelda seda, et see Eurovisioonil see Niimo sai väga halba kriitikat selle tema uue laulu osas ja noh, see laul siis on ka väga nagu rahulolematu, et I broke the code, aga kuidagi võitu ei tulnud, auhind läks kildudeks ja nii edasi. See ongi see, et kui ta sai auhinna, siis tegelikult läks kildudeks, on ju, kuigi võitis ja nüüd aasta hiljem laulab, et kas see ongi kõik, mis siin maailmas on, et on ikka natuke tühjus, isegi kui on nagu võidumees olnud. Ja ma lugesin neid kommentaari, siis oli päris nagu kaastunnet äratav selles mõttes, et inimesed, kes sõimavad kedagi väga halvasti, et see, kui keegi on maas, et inimesed ei taha mõista, mis toimub tema sees ja mina püüdsin mõista tema sisemaailma ja ma leian seda, et meie see võidud ja kaotused, kuidas on see meie sees. Kas me loome endale karmat või me loome endale tarmat? Ja see redel kõrgematesse sfääridesse on meie sees ja tegelikult meie ümber. Ja just meie valikud määravad seda, milline see meie sisemine ruum on. Kas see on kõrgem teadlikkus, kas see on tarma loomine või see on karma loomine, kas see on küllus, kas see on puudus. Et valget laeva ei tulnudki, see on see, et see on meie valikute tulemus. Et me ei saa liugu lasta ja oodata lapsemeelselt, et keegi tuleb ja parandab, vaid elu tahab, et me ise võtame vastutuse. Väga palju sai kriitikat ka Niimo selles osas, et see nais- ja mees energiate tasakaal. Temas ma näen pigem, et temas on väga suur nais- ja mees energia tegelikult konflikt, kui päris aus olla. Kas ta teadvustab seda või mitte. Temal on nais- ja meesenergiate vaheline väga suur tasakaalutus, just ohver, süüdistaja. See on tema suguvõsa muster. Kui mina räägin mees- ja naisenergiatest, siis kindlasti see on, kuidas öelda, energeetiline. Mina austan seda, kellena ja millena või kuidas sa oled siia ilma sündinud. See ei ole juhus. Ja igasugune selle eitamine või välistamine on minu jaoks äärmus. Äärmus selles osas, et see on sisekonflikt. Energeetilisel baasil, see on juba tagajärg. Põhjus, tagajärg. Põhjus on selles, et tema on tulnud, kes on oma sünnis tegelikult väga õrnahingeline poiss, on tulnud siia ilma tasakaalustama nais- ja mees energiaid ehk konflikte, generational curse breaker, aga ta on natukene segadusse sattunud selles osas, et ta tahab olla kõigile hea, kõiki austada,
aga niimoodi, et ta on unustanud iseenda, et kes tegelikult tema on. Ja see konflikt ohver-süüdistaja on nii suur, et ohver-agressor, jah, et õrnahingelis on ta vajanud väga suurt kaitset ja ta on saanud kaitset võib-olla naisliinist, aga kellegilt, kes kasutab väga ebaausaid võtteid ja need ebaausad võtted tema sise selles dünaamikas toob talle pigem ebaõnne, mitte turvalisust, mitte kaitset. Kuigi tema peab seda kaitseks, sest ta on andnud oma väe ära ja ta ei ole tasakaalnud teinud sisetööd. Mees ja naise energiat on tasakaalus siis, kui sa ei püüa seda nii karjuvalt ja äärmuslikult presenteerida. Ja kui sa ei karju väljast, välismaailma peab sind korda tegema, vaid et see on tõeliselt sügavuti sinu sisebalanss, tasakaal, sa oled teinud sisetööd nii enda sees kui ka mõistnud oma suguvõsa neid ja astnud sellest kõrgemale. See ongi see redel, kus ta ei saanud. Seal videos vaata oli ka. Ja siis langes jälle ohver, süüdistaja alati vahelduvad. See ei olnud juhus, et tema auhind kukkus kildudeks, sest ma sain aru, et ta oli kasutanud ebaausaid võtteid, energeetilisi võtteid, sest tema suguvõsas on naisliinis olnud midagi. Sellepärast on temas ka see dünaamika. Tegelikult tal ei ole nais- ja mees energiat tasakaalus, vaid seal on väga suur ohver-süüdistaja konflikt. Aga see ei ole veel maailma lõpp, ta saab seda tasakaalustada ja leida balansi. Üks on alistunud teisele, aga nii, et see on kahjustanud tema teed, tema saatust, tema seda. Ta ei ole õnnelik ju tegelikult. Ja kui mina räägin mees ja naise energiate tasakaalus, siis see on alati sügavam töö, integratsioon, aga alati tuleb austada seda, kellena sa oled siia ilma tulnud. Ja ma saan aru, et tal on antud väga suur missioon ja ta saaks sellega hakkama, aga ta ebateadlikkusest on jäänud jänni. Kas ta on ainukene siin maailmas selles rollis? Ei. Praegu on kohutavalt palju inimesi ja noori, kes on ebateadlikkusest jäänud niimoodi. Minul on võtmeid, kuidas seda tasakaalustada. Kuidas neid vabastada sellest. Ja praegu on hästi palju surmasid sellepärast, et on sisedünaamikates konflikte, mis on lahendamata ja mis loovad alateadlikul tasandil selliseid plahvatusi. Aga alati, kui keegi on see Niimo või see kopteriõnnetus või mingi muu õnnetus, kodutunde või mida iganes, kõik need asjad, kui need on avalikult, universum paigutanud, et avalikult, et suur grupp inimesi märkaks või näeks seda kogu lugu avalikult, siis need hinged on valinud ise olla need nii-öelda maailma päästjad, kes toovad mingi kollektiivse mustri pinnale suure grupi inimeste hüvanguks. Et nad on valinud niimoodi lahkuda, et see on olnud nende elu missioon lahkuda sellisel moel, et nad jätavad mingi jälje, mis paneb inimesi mõtlema. Et isegi kui see on selline müstiline õnnetus, nagu see kopteritega, siis seal on ohver-süüdistaja
muster, mis võttis enda alla, enda vastusel väga suure hulga inimesi. Et tasakaalustada. Et ära hoida osadel inimestel seda õnnetust, tuua see pinnale sellisel moel. Ehk kadedus võib olla tappev, tahan ma öelda. Võimuvõitlus, kadedus võib olla tappev, aga sellel on alati kurvad tagajärjed. Sellepärast on hea seda ennetada ja sellega tööd teha. Sest võib olla ka sellist juhust, et kui sa kellegile saadad, kes on kadedust, siis võib olla nii, et see inimene võib ise olla hästi energeetiliselt ja spirituaalselt teadlik ja see põrkub lihtsalt see tagasi inimesele täpselt samaväärselt või siis 10 korda suuremana. Seda on ka, inimesed on teadlikumad. Nad ei lase teadlikumad nendest mustritest ja nad ei lase mõjutada. Et see on ka oht, millega sa mängid. Ära mängi tulega, sellepärast, et sellega sa annad sõrme ja võetakse käsi. Et selles mõttes hästi ohtlikud ajad on, et kui sa ei ole teadlik, siis võidakse sind kaasa haarata millessegi. Ja läbi valu kasvatakse. Ja kui ma vaatan neid, mis ma praegu räägin kanaldusena ja nüüd toob mulle universum näitab, et mu teejuhid näitavad, et see on see kaart, need on need kaardid, mis ma näitasin. Oska ennast kaitsta. Aga need on tänuväärt hinged, kes on seda teinud. Näiteks mina tunnen, see ongi see, et siin on 10 inimest ja nad näevad kõike erinevalt seda maailma hetkel, mis toimub. Osad näevad, et kõik on justkui väga lill. Natukene võib-olla liiga naiivselt näevad, ei pane tähele ohumärke, ei pane mingeid asju, lihtsalt nagu naiivselt loovad väga ja alles tagajärjed hakkad hiljem ilmnema. Siis on inimesed, kes näevad, et it's so miserable, kui rahulolematud nad võivad olla praegu tunda ennast. Aeg on nii jube ja nagu see Niimo on ju selles laulus. On sellepärast, et tal on sisetöö tegemata. Kui tema sisetöö, siseruum oleks talle endale selge, mis toimub, siis ta ei märkaks välist, vaid ta looks enda sees, ta ei oleks mõjutatud välisest. Ta lihtsalt teadvustaks seda, ahah, see on nii, ahah, see on naa, sest ta on tegelikult empaat. Ja empaat peab väga enda sisetööd tegema. Ta on tegelikult generatsioonide vahelise trauma breaker nii-öelda, nagu minagi. Ainult, et ta on kaotanud oma keskme selles võitluses. Ta on alistunud, ta on arvanud, et temas ei ole seda väge, seda tasakaalu luua. Kuigi on. Aga ta on nagu ootab seda väljast. Ta liiga sõltub väljast ja see on teda pannud looma väga valedel viisidel ja siis see on loonud talle karmat ja siis ta tunnebki, et elu on kuidagi ebaõiglane, rahulolematu ja nii edasi. Ja siis on inimesed, kes on teadlikud loojad, kes saavad aru, mis toimub maailmas ja loovad vastavalt nendele muutustele. Nagu ma ütlesingi, siin on 2 keisrit, kes loob baasi, energeetilist baasi, kes loob. Ehk seda tunnet, et tema kodutunne on kõikjal, kus ta on. Et asjad ei ole hetkel nii määravad, pigem takistavad.
mitte turvatunnet tekitavad, vaid vastupidi, turvatunne on sinu enda sees, kodutunne. Ja siis on need, kes loovad endale müüre ja läbi asjade püüavad oma tähelepanu mujale juhtida ja nii edasi. Et see ongi see, mis praegu on. Et justkui nagu kõik on olemas, aga on rahulolematus nagu sellel Nimol, eks ju. Sai nagu võidu kätte, aga kõik ei ole ikkagi see, nagu ta ootas või nii. Sellepärast ei olegi, et tema sees on segadus, kaos, seda on vaja luua selgust seal. Mina suudan seda selgust luua. Tasakaal luua kaoses. Hästi soodus on ka rääkida läbi tõe, läbi julguse. See on tervendav. See on tasakaalustav. Ja isegi kui see paneb punastama, siis või alguses tekitab sellise vastupanu, siis isegi need, kes on varem olnud hästi kinnised või vanast kinni, nad on kuidagi paindlikumad. Uued vaatenurgad on teretulnud sellepärast, et aeg soosib seda. Ja aeg soosib seda ja looduses liigub kõik tasakaalu suunas. Mina ka, ma sain eile 40 ja mul juba nädal umbes enne sünnipäeva juubelit hakkasid sellised protsessid käima, et kui ma tulin nagu ennem ju 3, eks ju, sest 39 on 12 on kokku 3, keisrinna energias siis keisri energiasse aga minu keisri energia on selline asjad energiaks, ressursiks hetkel, mis läks niukse suure võimsusega käima ja ma tean, et ma olen õiges suunas ja ma tean, mis ma teen. Ja kui ma olen varem arvanud, et see on minu turvatunne, siis nüüd ma näen, mulle antakse märke, et ma müün kõik omal kodus hetkel. Nii et kui sa soovid aidata mul kolida, siis üks teema mul on, üks palve mul on, oska mu raamatuid, siis mul on kergem kolida, et mul kodune ladu saab tühjendust, et koduleheküljelt www.transpersonali.com aitate mul kolida. Et pooled asjad on mul müüdud juba, aga mahalehel käib. Et kui ma varem olen hästi selline loonud endale asjad, mul on baas, mul on see, siis hetkel mul on nii, et ma loon energeetilist baasi ja ma alles panen juured maha siis, kui ma tunnen, et sellised pöördelised ajad ühiskonnas on nagu rahunenud. Et ma võtan selle pausi ja ma tunnen et mul on kõige tähtsamad minu inimesed ja minu kodu kohalolek, ükskõik kus ma ka ei ole, et see on minu jaoks turvatunne. Et see võib tunduda, et nagu tundmatus, aga see on minu jaoks turvatunne, kui mul on see energeetiline baas korralik ja uuest algamine või alang, eks ju. Et väga suur tunne oli sellega seoses ja energiat ka toetavad seda tasapisi, aeg on kuidagi õige, osad asjad veel loksuvad paika, osad on veel juba loksunud teadlikkusega. Aga ma näen, et ma ei ole sugugi ainukene, kellel on niimoodi ja it feels good. It feels good. Et
kas ma põgenen kuhugi? Ei. Ma tulen vastupidi veelgi rohkem enda keskmesse, hinnates seda, mida ma olen saavutanud, teinud senimaani tänutundega ja luues siis uut, aga luues uut sellisel moel, mis on minu tingimustel, mitte jätkates eelnevate põlvede võib-olla traditsioone nii palju hetkel, vaid loon, mis on nagu mulle, minu oma täiesti. Ja mitte kiirustades, rahulikult ja nii edasi. Ja see võib olla isegi minu selle eluaja, viimase eluaja selline viimane breaker. Siin on selline nagu mingid õppetunnid mul on läbi selle valiku saavad väga jõudsasti lahendatud ja juba lahenevad. Et see oli nagu võti. Ma väga palju kaua kogusin seda, aga kui ma mingi valiku või otsuse teen, siis on nagu see all the way through. Ma olen nagu ma olen see, et kas kõik või mitte midagi. Ja mina valin siis ühesõnaga küllusteadvuse hetkel ja külluse ja raha nii-öelda koos aindet oma tingimustel, mitte nagu võib-olla on kombeks varem olnud. Sest ajad on lihtsalt sellised, ma järgin aega ja iseennast ja koostöö loodusega nii-öelda. Ja tahangi teile näidata, et ilmus siis elurütmid, Rosalia Vee oma. Siin on Külliki Järvila, Saaremaa kunstniku kunst on siin sees ja luulekogu. Esimene osa oli siis kaksikleek, mis ilmus koostöös minu kirjastusega ja nüüd on elurütmid ka. Ja aga neid saab Eesti raamatupoodidest ja siin on siis kõik aastaajad ja kodu. Et see ongi see, et me oleme mingis rütmis, eks ju, looduse rütmidega liigume ja meie kodutunne on meie sees tegelikult. Ja see on okei mitte olla asjades kinni, see on elu terve olla, mitte asjades kinni, olla liikumises, olla voolamises. Ja mulle tegelikult kinkis taga selle kaanefoto siiditrüki kiilike, Külliki Järvila siiditrüki selle kunsti ka, kui me kohtusime. Nii et et ka see luulekogu ju tegelikult ütleb, et meil on küll need kõik erinevad aastaajad, aga see meie kodutunne, meie keskmes ja me tuleme ja läheme siit, on ju ikkagi hingekogemuse mõttes, eks ju, see jääb. Ja liikumised ja asjad ja kuidagi tunne on õige.
kas ma jään Eestisse või ma lähen mujale, seda ma veel ei tea ja ma luban endal kaaluda erinevaid variante oma sisetunde, läbi märkide ja praegu on nii palju toimumas ja vaatan, kuidas on. Hetkel ma korrastan need koduasjad ära ja siis vaatan edasi. Ma tunnen ennast rohkem kindlamana kui kunagi varem selles valikus, et see on läbi mõeldud, läbi räägitud põhjalikult ja ma ei ütle, et ma endale alalist kodu ei soeta mõne aja pärast uuesti, et see ei ole välistatud absoluutselt. Ma tunnen, et nii lähebki tegelikult, et see on normaalne. Lihtsalt ma leian, et hetkel on praegu ajad sellised, kus on hea enne mingit aasta mingit juurdumust on hea teha mingid muutused, suuremad muutused. Värskenduskuur nii-öelda. Ja minu töö ju jääb siin leheküljel ja minu koduleheküljel www.transpersonali.com saab alati minuga seanssi broneerida. See jääb ükskõik kus ma ka olen ma Eestis või ei ole Eestis, see jääb, et see baas jääb ja ma olengi seda usku, et see energia on see loeb, mis on, et kodu võib olla ka nii, et kõik on oma nurgas ja keegi ei räägi ega ei tee, ei väljenda hoolimist, armastust, ei kuula, et kuigi on kindel kodu, ka see on variant, aga see ongi see, et mõnikord isegi see lähendab rohkem, kui on sellised muutused ja oletegi lihtsalt teie, vaata. Ja see aitab nagu loksutada mingid väärtused paika, tasakaalustada veelgi rohkem selles keerulises või niisuguse muutuste rohkes ajas. Eurovisioonist rääkides minu lemmik oli kindlasti Latvia, see nümfid, seal 6 nümfi, kes laulsid, see oli mu kõige lemmikum sellel aastal ja mulle meeldis ka Saksamaa laul, see tähendab temas ingliskeelses tõlgitud sõnum, mulle meeldis see ja tore õe ja venna duo, väga armas, südantsoojendav, kuidagi natukene meenutas mulle suhet minu vanema pojaga, kes on ka väga hea nõuandja ja kellega on ka selline, kuidagi natuke meenutas see dünaamika. Ja mulle meeldis tegelikult ka Norra, lihtsalt sellepärast tema sõnum, et ta kohe alustas ka seal, et ta võtab ise vastutuse oma sisetule eest, eks ju, et ta nagu mulle ise on nii noor, aga et ta seda teeb, eks ju, et mulle läks väga sümpaatne oli see. Ja muidugi Eesti esindaja juures mulle meeldib tema maksimaalsus, et ta ja innovatiivsus, originaalsus, et ta nagu ikkagi kohandub vastavalt sellele, et jah, ma ei ütleks, et ta on perfektsionist, ma ütleks, et ta on maksimalist ja tegelikult ma näen ennast natuke seal oma tööviisi ka natukene olen ise sarnane vahel, et vahel tuleb öelda endale, et nagu sa oled piisav, on ju, et sa oled juba teinud rohkemgi kui küll ja need asjad, eks ju, et nüüd saab puhata. Aga ja minu lemmik oli kindlasti Latvia nümfid seal, eks ju, nende Latvia disaineri peaeetega ja laulu sisu, see tõlge pluss nende esitlus oli nii alahinnatud, see oli nii võimsa sõnumiga, kuulake, tõlkige, vaadake, kas teid ka see kõnetab praegusel muutlikel aegadel, sellel on nii suur kõrge vibratsiooniline võimas, mul tuli külmavärinad mitmel korral. Ja ma ei ole saksa niisuguse nagu
keelega muusika fänn, aga ka see saksa selle sõnum oli väga-väga sellene, läks korda nagu. Et mul, jah, vaata, ma näen, et see, et kõik need kolm on see, et ma võtan oma väe tagasi, eks ju. Just. Energeetilise väe tagasi. Ja see on ka minu sõnum siin noorku ajal. Ja nagu ma ütlesin, siis sõnn, kaksikud, vähk ja lõvi. Väga kindel ja tugev edasiliikumine. Väga võimas, väga kindel. Ja ma näen, et see rosin seal lõpus, see viinamarja bukett, vaagen seal lõpus on armastus. Sest sa oled tasakaalustanud enda sees keisri ja keisrinna. Siis see armastus ise ilmub su ellu ühtäkki. Ta tekib su kõrvale, tuleb ise su nina alla. Sest sa oled nii protsessis, nii enda siseprotsessis, sa teed õigeid valikuid, sa käid tarmarada, sa ei ole kaassõltuv, sa ei võitle enda sees ega enda väljas ja sinu kõrvale äkki ilmub samaväärse vibratsiooniga inimene, sest sa oled liikunud ühest teise. Ühest teadvuse tasandist teise ja see ongi see, et mina tunnen, et ma olen ka olnud selline see redeliga. Et ma olen läinud redeliga, olen rännakus olnud, et ma lähen redeliga ühest punktist, kus ma olen nagu minevik, olevik ja tulevik. Ma lähen ühest punktist, lähen teisele poole, eks ju, redeliga. Ja seal teisel pool on hoopis teine maailm, kui mis mul on varem olnud. Mina näen, et ma olen juba ületanud selle. Ma näen, et ma olen juba seal. Aga vaata, paljud arvavad, et nüüd ongi elu ainult lill. Nüüd ongi elus ainult liblikad lilled, roosid, imelisus, kõik see. Siin ma tahan öelda seda. Isegi kui su teadvus tõuseb, siis elu väljakutsed või mingid niuksed nagu tarmatee on ka siiski, et sa proovile panekud või mingid tööd, elutööd. See peab kogu aeg olema jooksvalt. See ei ole kunagi lõpp-punkt, et nüüd on see, et ma võin ainult olla, vaata. Siis sa oled juba taevas. Me tuleme siia maailma, isegi kui me astume uude teadvustasandisse, me tuleme siia siiski õppima ja õpetama. Ja arenema hinge tasandil kuni lõpuni välja me õpime ja õpetame. See ringlus. Kunagi ei ole. Ja kui me oleme kuhugi kinni jäänud, siis meil on vaja vaadata enda sisse, et läbi murda see. Ja oi kui palju läbimurdeid olen mina teinud. Ja kui sina oled kuskil kinni, siis ma saan sind aidata. Sest ma olen nii palju edukalt läbinud erinevaid läbimurdeid. You name it. Aga kas see tähendab, et mu elu on nüüd ainult või midagi? Ei, mul on uued väljakutsed, mul on uued põnevad, toredad, hoopis uuel tasandil, rahulolevamad. Nagu ma ütlesin, ma olen palju rõõmsam, kuigi mul võib-olla ei ole pooltki nii palju raha kui Ameerika presidendil, aga ma näen, et ma olen palju rahulolevamam ja rõõmsam ja ma oskan väikestest asjadest rõõmu tunda palju rohkem kui tema. Aga kas mul on väljakutsed ja need samamoodi on ikka edasi, muidugi kuni teispoolsuseni, loomulikult on. See on loomulik elu osa, et natukene naiivne on arvata, et nüüd kui ma võidan midagi, et siis ongi ainult kõik elu niimoodi kergem või nii. Ei, siis tuled uued juba õppetükid ja õppetunnid ja väljakutsed. Aga sa oled juba kogenum, nad on kergemini läbitavamad, see on sujuvam, sest sa oled teadlikum ja kogenum ja sa oskad juba ja see, et kõik eelnev on olnud väga kasulik sulle praeguseks. See läheb aina kergemaks, tahan ma öelda, kui sa oskad märgata. Nüüd läks kella üle, aga see on sellised noorgu asjad, et ma näen väga kindlat edasiminekut nii nais-mees energiates, aga ka valguses ja varjus. Mäletad, sina ei ole ei musthobu ega valgehobu, et sina oled see juht, see kaarikul. Ja oled selle juht.
seal. Ja see loob tasakaalu. Mõlemad on olulised. Ja see, mida sa lood või kuidas sa lood, määrab sinu tuleviku ja sinu suhted. Kui sind on kiusatud, siis sa saad olla ka siseabiline või mõnel juhul mõni ka kiusab teisi edasi. Siis sa ei ole õppetundi ära õppinud. Siis sa valisid karma, mitte dharma tee. Siis sa valisid mõõkade 5 ja sa saad mõõkade 5 suhteid. Kui sa valid mõõkade ässa, uued algused, enesekehtestamine, eneseväljendus selge, aus, sirgjooneline, õiglane, siis sa saad ka selliseid suhteid. Märka, kes on sinu selja taga, sinu kõrval, kui sul on väga-väga raske. Pea seda meeles. Ja siis, kui sa tõused, siis sa juba tead paremini. Kui sa ei ole enda keskmesega ühenduses, siis sa ei näe, kes on tulnud sulle elus õnnistuseks ja kes on tulnud su elus takistuseks. Kes on tulnud lihtsalt võtma ja kes on tulnud jagama. Tee vahet sellel. Oska märgata. Ja me ei võlgne oma vanematele midagi. See on hirmutamine, kui keegi ütleb, et aga mina ju hooldasin sind, kui sina olid beebi, aga sa valisid ju mind saada armastusest, ma loodan, mitte kohustusest. See on hirmu teadvus, see inimene on hirmunud. Ainult Eestis on sedasi, et nõutakse sellist asja. See on umbes nagu mõndades maades on nii, et sina abiellud ainult selle inimesega. See on absurdsus. See on vaba tahte rikkumine. Mitte üheski teises maailmas ei ole nii, et lapsed on kohustatud, eriti veel, kui vanemad on nartsissistlikud. Mul on väga palju kliente, kes on tulnud, et on juba vanemad ja hoolitsevad oma vanemate eest, aga kui sa nende juurde lähed, ta on õel, sa teed kõike heast südamest, tänu tundestada, aga ta on õel korduvalt, siis vali iseennast, võta oma asjad kokku ja vali iseennast, sest sul on vaba tahe. Sa ei ole kohustatud kellegiga abielluma ega kellegi eest hoolitsema, kas tema on olnud sinul olemas. Kuni 18-aastaseni on vanemad valinud hoolitseda lapse eest armastusega, vabast tahtest. Pärast seda, kuigi nad on ju külalised meile, pärast seda on igal ühel õigus valida, mida ja kuidas tema soovib. See on vaba tahe. Mitte üheski maailma nurgas ei ole nii, et lapsed on kohustatud oma vanemate eest hoolitsema, vaid me oleme kõik täiskasvanud ja me ise vastutame oma asjade eest, mitte ei hirmuta. Me valisime armastuse, loodetavasti armastusest omale lapsed saada. Ja mina küll näiteks ei mäleta, et ma ei ole nina alla hõõrunud oma lastele, et aga ma vahetsin su mähkusid ja asju, et mis sa nüüd siis on ju. Ei, vanemad on valinud selle tee, nad on armastusest valinud, nad on andvad, kuni vähemalt 18-aastaseni lapse saamise. Nad on külalised, nad ei pea midagi tagasi maksma, nad ei võlgne mitte midagi. Sest see on loomulik looduse kulg. Kui keegi väidab sulle vastupidist, siis ta rikub sinu vabat tahet, siis ta on nartsissistlik, ta on ise veel laps, ebaküps vanem ja tal on aeg suureks kasvada ja enda eest hakata nagu vastutust võtma. Mitte hirmutama, kollitama teisi, et ähvardama, aga mina tegin sulle nii. Ei, see ei ole armastus. Vali ise ennast. Sest
muidu su ressurss läheb valesse suunda, sinul on vaja ressurssi valada endale ja oma järeltulijatele kuniks 18-aastaseni vähemalt. Aga kui lapsed jäävad kauemaks kui 18 aastat või 20 aastat oma vanemate külge, siis on see ka juba isekus, ma leian. Või kinnijäämine, blokeering. On vaja ikkagi vastutada oma isikliku selle, et me tuleme siia ikkagi terviklikuks. Siis võib juhtuda nagu niimoodi. Keegi domineerib sinu üle, kontrollib sind ja sul ei ole, et sa ei ela tegelikult oma saatust. Sa elad kellegi tädi või vanaema saatust ja siis sa jonnidki. Sest sa oled rahulolematu, sa ei ela oma saatust, sa ei ole tasakaalus. Igasugune äärmuslik presentatsioon näitab tegelikult minu jaoks, et see teema ei ole lahendatud, seal ei ole tasakaalu. Igasugune äärmus näitab, et on vaja midagi seal lahendada. Igasugune äärmus loob äärmusi ja isegi kui see on pealt näha väga klämm, siis seal on mingid käärid. Mina leian, et see on ääretult tähtis, et seda tasakaalustada, aga see on iga ühe inimese vaba valik. Mina leian, et tänapäeva generatsiooni kutsutakse lumehelvesteks ja igasuguste nimedega veel. ATH ja nii edasi, aga eelnevad generatsioonid on tegelikult väga nartsissistlikud vanemad. Nad ei olegi saanud küpseks täiskasvanuks ja nad ootavad oma lastelt, et nad liiguvad nende vanemate kohale, selle asemel, et ise võtta vastutust oma heaolu eest. Emotsionaalselt ebaküpsed, see on sellepärast nii, et nende vanemad olid ja nii edasi. Aga see ei tähenda, et oma laste arvelt kasvada või küpseda. See on hirmuteadvus, hirmutamine ja igalühel on õigus oma vabadusele ja armastusele. Su enda elu takistub muidu, kui sa seda valikut ei tee. See ei ole loomulik looduses, ikkagi liigutakse edasi, looduses liigub kõik ikkagi edasi, mitte tagasi. Kui keegi püüab sulle raiuda vastupidist ja kontrollida sind, et ei, ainuõige on ikka eelnevate põlvede eest olid, siis ta ei olegi kunagi küpseks vanemaks või täiskasvanuks saanud. On viimne aeg, tänapäeval on nii palju materjali ja võimalusi, kuidas enda sisetööd korrastada. Eraldi individuaalselt, mitte olla takistajaks järeltulevatel põlvedele, kes lõpuks on depressioonis, ärevuses ja nii edasi, sest nad kannavad võõrast koormat. See on absurdsus, et need maad, kes ütlevad, et sina abiellud ainult sellega või emad, kes ütlevad või isad, kes ütlevad, et sina teenid mind, et mina olen su mähkusid vahetanud. Ei, vabadus on praegu oluline, tahan ma öelda. Ja need kaardid kinnitavad seda ka, liigu edasi. Ilma igasuguse süütundeta. Keegi ei võlgne midagi. Kõik on korraldatav, aga igaüks vastutab iseenda ees selle asemel, et olla ohvrimeelne, võtta vastutus ja süüdistada, võtta vastutus. Sa oled täiskasvanud inimene ja sa valisid saada lapsi armastusest, mitte neid piinata. Ja kontrollida. See on tasakaalutus ja sellega on vaja tööd sellel inimesel endal teha. Sellised lood tulevad praegu. Call in protection. Tea oma väärtust, tea oma ja võta oma vägi tagasi. Ja liigu edasi. Niimoodi sa võid iseennast päästa, et sa samu mustreid ei korraks. Nii sa murrad oma neid. Väga paljud Eestis laulavad kaasa sellele, et küll on ikka ebaõiglane tõesti, et keegi niimoodi ei teinud. Manipuleeritakse ja nii edasi. Mis on sulle tähtsam?
ma tean väga paljusid, kes on sellest läbi murdnud ja see on sellepärast, et eelnevad põlvkonnad on kollektiivselt emotsionaalselt ebaküpsed ja nagu suured lapsed. Ja leiavad, et neile on tehtud liiga. Neil on kõik see eluaeg olnud, et teha enda sees korrastusi, mitte konksuna kinni olla uuel generatsioonil, kellel on uued võimalused, uued loomised, uued need.